ega siin peale tänamise ja ilma ei olegi midagi rääkida, et aitäh ja ilmakaela täna midagi ajada ei saa, ei tuult ega vihma ega päikest, nii et ma usun, et ainult sääski ja parme saate endale seal kaela, ma tean, eile oli päris raske. Mängida oli raske. Tere hommikust, kas harjutamine teeb meistriks või harjutamine teeb heaks harjutajaks? Ma arvan, et kes seda mängu oskavad, siis harjutamine tuleb kindlasti kasuks kõigile, ma ei ole kindel. Ma olen siuke kahe vahel, et võib-olla natuke aitab. No siin äkki aitab. Kuulsin saladuskatte all, et tegelikult selline treeningvormi ajastamine käis ainult selleks võistluseks ja treeningmahud on kõvasti tõusnud just sel nädalal. Kuidas vorm on? Jaa, vastab tõele. No me ikkagi panustasime eile siia treeningvormi päris korralikult, et me lõpetasime viimased sirutused kuskil hommiku poole, et vorm on päris hea. Oled nendeks suurteks tõusudeks valmis? No ma püüan, et õnneks tõusule tuleb nagu järgneb langus jälle, et saab nagu natuke puhata ja siis jälle järgmine tõus. Et no vaatame, mis üllatusi kindlasti tuleb. Kas see käis mänguvormi kohta? No, maastik ja mäng ja võib-olla ka meeleolu tegelikult, eks näis, aga no võtame chillit. Mitmendat korda siis Otepääl rajale? Teist ja täna on plaanis kõik löögid ära lugeda. Tavaliselt ma löön ainult häid lööke tavaliselt ära lugeda. Kuidas siin piirkond tundub ja maastik, kas siia kinnisvara tasuks soetada? Kui siis mäe otsa. Ei, muidugi, Otepää kõige ilusam koht Eestis. Nii et, ja mulle tuli üllatus, et Tallinnale on oluliselt lähemale tulnud, et siia sai juba 2 tunniga sõita. Ja palju siis golfitreenigut sel suvel on olnud? No ikka iga nädal mingi 3-4 korda, ja suvi möödubki golfiväljakul. Ega vaata, praegu on siuke aeg, et mida vähem tööl käid, see vähem kahju tekitad. Ja kuidas tunne on, kas auk on nagu meri või pall on liiga suur? Augud on liiga väiksed ilmselgelt ja seda küll ja pall on ka liiga suur ja täpselt nüüd on. Kuidas siis harjutamine ja ettevalmistus tänaseks võistluseks on läinud? Kehvasti, aga nagu ikka, vorm on kõikuv, aga klass on igavene, nii et selles mõttes, et ei ole viga, et tuleb nautida. Siin Otepääl on iga säästetud samm puhas võit ja iga päästetud pall metsast puhas võit, nii et hakkame rahulikult minema, vaatame, kus pärast 18 rada oleme. Kuidas sel suvel mängides on tundunud, et kas augud on suured või pallid on suured? No selles mõttes, et on mõlemaga mure, et augud on alati väiksed ja pallid on suured, aga selles mõttes, et golf on puhas klassika, et mida rohkem mängid, seda paremini tuleb ja kui ei mängi, siis ei ole mõtet peale peegli kedagi süüdistada, et viga on alati nagu siis ütleme nii, et mehe ja palli vahel ehk siis kepi ja mehe süüni, et ega siin kedagi teist peale enda süüdistada ei ole, kui õigesti mängid. No poliitiku käest peab ikkagi küsima poliitilisi küsimusi ka, et kas golfiautod lähevad ka automaksu alla? Ei lähe. Hea uudis. Hommikuvõimine tehtud, et kuidas mulje jäi, kas said siis mängijad ikkagi puusad lahti? Kindlasti said, et panin neid ikkagi natukene ka ebamugavasse olukorda, aga said korraliku soojenduse enne korralikku mängu. Peame kuradi aparaadid tööle panema, mingid südamestimulaatorid ja muud asjad. Sest et head mängu ei saa raisku lasta. Kuidas esimesel rajal läks? Väga hästi läks.
mina lõpetasin enne teisi hästi kiirelt. Mart oli ka tubli ja Raul ja Marko tegid omad ära. Nii et sellele ultratriatleet Johansonile võib-olla natuke jääme alla, aga me läbisime ikkagi raja suhteliselt kiirelt. et ma vaatasin, et sa soojendusele väga rõhku ei pannud, et selles mõttes see kätte ei maksnud. Ei ole mõtet talenti tappa. Mis on sulle sünnis kaasa antud, see jääb. Et selles mõttes pidevalt rajal olles tunduvad, et augud on suured ja pallid on väiksed. Silmad jäävad väikseks ja ei näe enam väga kaugele. Aga see võib olla ka pallidest, et võib-olla kehvad pallid. Aga pime kana leiab ka tera. Pime kana leiab kuke. Teise raja avalöök tehtud, et kuidas võistlus alanud on? Siiamaani mängin veel sama palliga, millega alustan. Siis on ju väga hästi. Siiamaani on väga hästi, jah. Otepää rajal esmakordselt või on siin varmgi käidud? Otepää on mul nagu kodurada peaaegu, nii et ma olen siin palju mänginud. Varsti on suured tõusud ees ootamas, et kuidas füüsiline ettevalmistus möödus? No ma ütlen, kevadest saadik on trenni tehtud, et põhja laotud, nii et vaatame, kuidas täna välja tuleb. Esimene rada läbitud, kuidas läks? Järgmine küsimus palun, 6 lööki kahjuks. Olete kavalalt siia tulnud, et kohe auto võtnud, oled kursis, et suured tõusud on ees ootamas? Ma tean, mul on sellised märgid ka jalgade peal ajaga juba, nii et mõlemad on nagu metallist juba, ja peab natuke nagu tagasi hoidma. Aga edu! Aitäh! Esimene rada tehtud, kuidas läks? No üle kuplite. Mina ei ole Otepäält, siis on see ikka natuke triki. Kuidas see ettevalmistus võistluseks möödus? Oi, iga päev käisime, tegime trenni, kükke ja üldfüüsilist ja kõik hirmsas tempos. Ja. Et rõhk on pandud ikkagi üldfüüsilist? Muidugi ainult, ja võidu peale tulime, kõik siin, kõik naised tulid ainult võidu peale. Vaatame rivi lõpust ikka kõige Mordimaa mehe. Kuidas meeleolu on pärast esimesi radasid? No alustasime kõige raskemalt rajalt, nii et edasi saab minna ainult kergemaks, nii et tulemus ei olegi täna tegelikult kõige tähtsam, et kui on sul nii head fladikaaslased ja kui nii hea võõrustaja, ütlen ausalt, mul oli täna valida, kas tulla minna Lexuse mängu mängima Jõelähtmele või tulla siia. Otse loomulikult ma ei saa reeta G4S-i, nii et ma olen täna siin ja tulen järgmised 20 aastat ka, kui kutsutakse. Kui siis põhjalik ettevalmistus on suvel käinud võistluseks? No põhiline oli teooria. Mul on põhiline panus, olen sel korral pannud teooriale. Praktikaks pole aega olnud, praegu veel see ei ole avanud minu mänguoskusi, aga ma loodan, et see teooria tahab natukene ka praktikat kõrvale, nii et ma arvan peale seda 2 rada ja peale seda intervjuud kindlasti mu mäng saab minna ainult ülesmäge. Otepääl on käinud üles või alla. Ma ei saa poliitiku käest jätta küsimata ka poliitilise küsimuse aktuaalsel teemal, et kas golfiautod lähevad ka automaksu alla? No ütleme, et selle erandi me teeme, nii et golfiautod kindlasti pääsevad sellest, et siin ei saa teistmoodi olla ju, sporti tuleb ikkagi toetada ja ma usun, et need jäävad välja sellest. Kuidas esimesed rajad läinud on? Tõusvas joones õnneks, et algus oli väga raske. Millise ettevalmistuse pealt on võistlusele tuldud? No eile sai ikka trennis käidud, et ei tulnud mütsiga lööma. Kas eile oli esimene golfitrenn sel suvel? Õnneks mitte. Ja milliste eesmärkidega rajal? No tahaks selle Hole in One'i ära lüüa. Milline siis meelelu on siin pärast esimesi radasid? Ei no viimase peale, aga ma kuulsin, et sa ütlesid, et alles mingid rasked tõusud tulevad. Ma olen juba nii punases, juba siia tõues, just et vahe kuradi ma teed, mis siin on, no ma olen ju praegu tingeldan.
aga mängleb väga hästi, jubesti. Millal siis on plaan minna ka, ütleme, suurematele Euroopa võistlustele, et korvpallis sa siin erinevaid turniire korraldad, aga millal siis golfis ise Euroopa tasemele turniiridele? No kui ma täna ära võidan, eks ma siit lähen otse siis, nii et Euroopa golf, oodake, olen tulemas. Üks selline keerulisem küsimus ka, et korvpallis me teame, et rõnga läbimõõt on umbes nagu 2 palli suurune, et kas golfiauk on palli suhtes suurem või väiksem? Mul on kohati nagu tunne, et see rõngas või see auk on väiksem kui pall, et ma ei saa aru, et kuidas üldse sinna sisse saab, aga ju siis reeglid ikka vist on õiged. Hularõnga ekspert Artur, et kuidas siis mängijatel puusad lahti on? No ütleme nii, et kuna algusaeg on, siis on suht kinni veel, aga on olnud väga ägedaid sooritusi siin ja väga tõsiselt võetavaid sooritusi. Ütleme nii, et suhtumine on väga tõsiselt võetavalt. Kuidas mängijatel meeleolu on, et kas peab siin ikkagi teatud eliksiiridega tõstma või piisab puusa hööritamisest? Ei, meeleolu on hea. Mis eliksiirist sa räägid? Tundub, et puusad ikkagi päris lahti ei ole, et kuidas see tänast mängu on mõjutanud? No eks ta on raskelt tulnud esialgu, aga selles mõttes on suur osa mängust on ju veel ees, nii et ma loodan, et läheb paremaks. Tundub, et puusad on täitsa lahti, et kas see on täna mängu tulemuses ka väljendunud? Mängu tulemuses väljendub see, et üks kord on suur pahandus, teine kord on väga hästi. Vaatame edasi. Aga puusad on lahti, jah. Õudus kuubis. Aga hästi palju lööke saab, nii et selles mõttes tasus tulla. Et selles mõttes saab kõvasti harjutada ja kas on juba olevad leidnud tee ka metsa? Ei, aga igal pool mujale. Siin on nii palju ilusaid kohti, siin ei pea metsa minema tingimata. Siin on nagu igal pool on ilus. Kus on soo, kus on vesi. Pool võistlust selja taga, kuidas meeleolu on? Ma loodan, et see on see kehvem pool, aga jumal teab, et meeleolu on hea, meil on väga äge flight, et meil kõigil läheb ilgelt hästi, aga võitjad me ei ole. Kas tänane tulemus on olnud sama hea kui pitsa? Jaa, suurepärane. Täpselt sama tulemus ongi. Et kogu päeva ja kõikide tulemustega seni väga rahul? See on tipphetk on see, et pitsat saab siin. Muud siin on praegu läinud tuksi kõik. Päev on olnud pikk, et kas jaks hakkab otsa lõppema? Ei, alles on soojaks. Kuidas pitsa maitseb? Mulle maitseb, aga teile? Pole veel proovinud. Ma ei tea, siit ära hammustada. Kuidas golf üldse meeldib, et tulevikus vahetad ala? Ilmselt mitte. Golfi on tore proovida, ma olen selline, kelle meeldib erinevaid alasid proovida, aga golf ma ei ole veel selles vanuses, et seda päriselt mängima hakata.